Tere, astroloogia huviline ja tere, armas kuulaja. Täna räägin sulle Merkuurist, planeedist, keda kutsutakse ka jumalate käskjalaks, ehk ta toob informatsiooni. Ja Merkuur ongi meie mõtlemine, rääkimine, kirjutamine, õppimine, igasugune liikumine, transport, äri, kaubandus. Ja Merkuur, kui ta on nagu hästi aspekteeritud ka sinu sünnikaardis või kuskil, siis ta annab hiilgavaid ideid, valgustavaid sõnumeid, ta loob nagu kergeid ühendusi ja alati ei pea need olema sõnad, võivad olla naeratused ja kulmukortsutused. Nii et ühendus saab igat moodi. Nii et Merkuur valitseb siis õppimist, õpetamist, meediat, turundust, raamatukogusid, arvuteid, andmeid, kõike, mis liigub. Ja inimeste tasandil sümboliseerib ta õdesid, vendi, naabreid, koolikaaslasi ehk meie selliseid esimesi vestluspartnereid. Kui info sujub ilma probleemideta, me saame aru, mida teised räägivad, arvutid töötavad suurepäraselt, siis on see väga hea. Ent nüüd ma tulengi selle juurde 9. novembril ehk homme. Läheb terveks kuuks ajaks peaaegu siis Merkuur retrograadseks ehk hakkab tagurpidi liikuma ja siis seesama Merkuuri kiirus ehk see info võib muutuda triksteriks. Mõistmine võib muutuda arusaamatuseks, suhtlus võib muutuda aeglaseks, aga samas võib ka üle kuumeneda. Me võime väsida rohkem ja muutume teravamaks. Et siin ongi see, et mis annab siis see Merkuuri retrograadne aeg meile, mida me peame tähele panema, mida me võiksime mõtelda. Üks tähelepanek veel. See tuli mulle meelde siis, kui ma rääkisin ühe tuttavaga, kes rääkis oma rahaprobleemidest ja mul hakkas nagu mingi mõte hakkas peas käima ja siis, kui ma hakkasin vaatama, et õigus, see retrograadne aeg on tulemas, aga retrograadil on ka oma varjuaeg ja see hakkas juba 20. oktoobrist sinnakanti, et kui sul juba seal hakkasid minema mingisugused asjad nagu nässu või jäid seisma, arusaamatused, sa võid suhelda inimestega või ametkondadega ja ikka mingisugust konkreetset vastust ei tule, siis kuna see retrograadne põhimõju on tal ikkagi Skorpionis, mis on üks rahateemasid, ja siis ma sain aru, et ahah, sellepärast seal ongi selline paus, aga see paus ongi selle jaoks, et mis ma nüüd saan muud moodi teha, mida ma saan üle vaadata, aga need on alati kahepoolsed. Kui sa kellegiga äri ajad, siis ei ole mitte see, et ainult sina pead üle vaatama, vaid ka see teine pool. Ka temale on antud ju see paus. Nii et kui sul on tunne, et jutud jooksevad ringiga, lepingud nagu venivad ja ikka veel arutletakse ja sa muutud, vaata, kui meil asjad nagu ei laabu, siis me muutume ärevaks, kärsituks, aga see väsitab meid ja siis, kui me oleme väsinud, siis me kipume olema ka teravad. Nii et praegu on see aeg nagu ongi see retroaeg, et aeglusta. Hinga ka aeglaselt. Ehk retro pole siis mingisugune karistus, vaid see on ülevaatuse aeg. Ja kui me teame, et me loeme nagu Zodiaagi märki, et on kaalud,
siis on skorpion, siis on hambur, siis nüüd on just vastupidi, et vahepeal on ta hamburis ja siis läheb nagu skorpionisse. Nii et kui alguses on see Merkuur hamburis, siis ta võib puudutada rohkem uskumusi, reise, õpinguid, turundust, siuksed suuremaid plaane, mis jälle on see, et märka, kus on vaja parandada, kus on vaja täpsustada seda, kas siis õpinguid, kas see on ikka see, mida ma tahan õppida, kui palju see maksma läheb, kui palju aega ma sinna panen. Kui ma lähen reisile, siis dokumendid, vaadake üle, et need oleksid kindlalt, et nad ei kaduma ei läheks. Pole ka ime, et sellel perioodil on mingisugune probleem, lennukid ei lenda või sa pead kuskile ootama. Ja mõnikord on ka see, et kuskilt ei tule seda infot, kunas see rong tuleb või buss tuleb, et sihuke nagu tühjus on vahepeal. Nii et kõikide asjade jaoks siin novembris võta endale aega. Kui nüüd novembri keskel läheb Merkuur tagasi Skorpionisse, siis tuleb fookusesse raha, usaldus, lepingud, saladused, psühholoogia, aga vot lepingute need peenikeses kirjas kirjutatud read. Ja võib-olla sul on endal vaja mingisugust, kui sa püüad midagi selgeks teha, on sul vaja rohkem rääkida, täpsemalt sõnastada, võib-olla ausamalt isegi sõnastada. Siis võiks ütelda, et 20. novembril läheb natukene leebemaks, et midagi võib juba liikuma hakata, sest siis tuleb noor kuu Skorpionis. Siis võib, mitte ei lähe leebemaks, vaid sul võib tulla uus taipamine. Jah, nii on õige. Et sul tuleb nagu, ma ei tea, uneski tuleb ette, oi, aga see jäi mul vaatamata. Nii et kokkulepped, hinnad, maksetähtajad, ühisraha teemad, kõik vaata üle, failid, tee varukoopiaid. Nii nagu ütlesin, et reisidokumendid, raha oleks mitmes kohas. Kui tehnikaga midagi juhtub, tõrgub ära kohe mine kuskile ostma, lihtsalt kontrolli, võib-olla vaja midagi uuendada, aga ära siis nagu päris uut ostma hakka. Ja tea, et Merkuuri ajal peabki suhtlemisel valima sellise nagu pehmema tooni, sest Merkuuri retrograadsel ajal on väga lihtne midagi öelda niimoodi, mida teine ei kuule sellisena, nagu sina mõtled. Ja kirjuta ülesse, mis lood sinus esile kerkivad, kas see on sinu tõde, kas see on kellegi teise oma ja siis korrigeeri, vaata. Nii et kui on vaja teha eriti rahalisi tehinguid, mingisuguseid ärilisi, siis kui sul on võimalik, siis lükka see kuu lõppu, pärast 29. novembrit. Ja pea meeles, et kõigil on retro, mitte ainult see, et sinul midagi trigerdab, siis tegelikult kõikidel on retro. Nii et pärast 29. novembrit hakkab Merkuur jälle otse käima ja see ei tähenda seda, et sa ei peaks nüüd üle vaatama, vaid ikkagi sa kõik, mis sa selle aja jooksul tegid, on nüüd hästi tehtud. Pea meeles, et retroajal on valel lühikesed jalad, et mis iganes sa tahad varjata, siis kuna see on veel Skorpionis ka, siis ei saa varjata. Nii, et oleks, ja siis kuna see on õdede-vendade ja naabrid ja koolikaaslased, siis võib
mõni vana teema üles kerkida minevikust, võib-olla on vaja rääkida oma naabriga mingisuguseid arusaamatusi läbi, oma vendade-õdedega ehk pereseltsis, mingisugused vanad, keegi võib-olla helistab sulle või sa ise tunned, et oi, ma tahaksin nüüd kellelegi helistada, kellelegi midagi kirjutada, nii et täiesti selline huvitav periood tulemas. Nii et võta sellest, kuidas see ilus sõna oli, et mitte ükski asi ei ole meile takistuseks, vaid ülesandeks. Aitäh sulle kuulamast!